Tervist, lugupeetud publik! Alustame tänase jututoa saatega ja soovin kõigile head uut aastat. Mina olen Eesti Nõidade Liidu Elva Nõid. Elva Nõia jõud ja tiitel tulevad Eesti Nõidade Liidu poolt. Ja tänane jututoa saade, see kestab ikka tund aega kella 6-ni. Ja helistada siia saatesse saate telefoni numbril 15182. Ja Elva Nõid vastab teie kõnedele kõikides küsimustes. Tekst tu jäimgi ja nii edasi tekst iga kord, kui oli kord üks mees, osa on ju likvideeritu jäimgi ju, ammugi jäimgi ju, kuid leidub ju kõikjalgi ja nii edasi rahvast. Ja nemadki siin ei teadnudki ju, et publikule asetamine alfa riigel sisemusse 00 nüüd ravi eesmärgil. Alfa riigel on haldjate ülitäht. Ja publikule veel kannatuste likvideerimine 00 nüüd. Seda läheb tarvis küll, sest kannatada, kes see ikka soovib. Ja otsitakse vabadust, otsitakse, kuidas kannatustest vabaneda. Igas maailma otsas, see siin on küll väga ainulaadne. Pole teist sellist võimalust ju läbi teleekraani saada kannatuste likvideerimist ja lisaks ka kannatuste vastu ravi 00 nüüd. Ja kannatuste detoks 00 nüüd. Ka kannatuste vähendamine 00 nüüd. Ja helistada saate siia ikka telefoniliinid paistab, et töötavad. Siis kui nõid siin midagi räägib, siis see teie helistamist küll ei sega. Ma räägin pärast edasi. Telefoninumber ikka on 15182.
ja lisaks veel publikule ka gripiravi 00 nüüd ja Covid järelravi 00 nüüd. Ja ka vaesuse likvideerimine 00 nüüd, sest vaesus ka uuel aastal on kasvamas ikka. Planeet Maa on muutmas vaesemaks. Numbreid nad võivad kirjutada ja näidata, aga võtta ei ole midagi, rikkust ei ole, vaesus on tegemisel, et edasi rikkuse sisemusse 00 nüüd. Ja Elva Nõid kuuleb. Tervist. Ja, rääkige. Elva Nõid kuuleb. Uut aurat. Nii. Siis teil vana aura ära. Ja uus aura teile 00 nüüd. Siis sooviks elukaaslane ka uut aurat. Nii. Siis temal ka vana aura ära. Ja uus aura 00 nüüd. Emal saaks. Emal. Jah. Ahah. Nii. Siis emal ka vana aura ära. Ja uus aura 00 nüüd. Endal sooviks üldravi. Ja siis üldravi 00 nüüd. Siis ma tean, maksale. Nii. Puhastust. Ja üldravi, see on niimoodi lihtsalt, üldiselt, aga siis konkreetselt. Nii, mis siis on? Maksaravi küll võib, siis alguseks maksa detox 00 nüüd. Mis see detox tähendab? No see on nagu puhastus, ainult et mitte puhastus, vaid detox. Üks teine asi. No niimoodi, et toksiinidest vabastamine või? No jah, kui seda nii öelda, aga detox jah. Et puhastus on ikkagi üks teine asi. Nii et ka maksaravi 00 nüüd. Siis veel. Küsitakse vererõhus, aga vahest kui arsti juurde lähed, siis kipub vist üles tõmbama natukene. Niimoodi. Ja siis kui arsti näete, siis hakkate kartma, siis vererõhk läheb ülesse. Siis loodate, et siis ta ütleb teile veel midagi. Aga küll ta ütleb ikka, aga sellest ei ole hullu midagi. Et kartusest ka jah, läheb ülesse. No siis te ise pressite ülesse. Siis sagedus küll, kui tundub, et läheb. No jah, aga siis ka veredetox 00 nüüd. Ja vererõhu ravi 00 nüüd. Lisaks, et kui on kartus, miks peaks arsti kartma, sest et tal on suured noad ja käärid ja igasugused asjad ja tal on ka sõnavara selline, et mine tea, mis kuulete sealt. Et, ja, aga siis, mis siis veel on, et jõuetuse likvideerimine 00 nüüd ja jõuravi 00 nüüd. Ajule midagi. Ja aju veresoonte ravi 00 nüüd. Ja ka aju detox 00 nüüd. Siis mõtlete, et miks on selline, kas mürke on nii palju, miks on vaja detoxit? Muidugi on. Ja lisaks see mõjub erinevalt. Igasuguseid mürke on, ka psüühilisi, ka sõnalisi, räägitakse mürgine jutt. Ka see saastab, määrib ära, likvideerimine ja veel aju detox, rohki EMG 00 nüüd.
lisaks sellele, et niisamagi on mürgine maailm, tundmatud asjad, mis siin mürkidena õhus levivad. Ja ajuravi 00 nüüd. Siis veel ka hüpofüüsi ravi 00 nüüd. Ka ajus ikkagi 00 nüüd. Ja mälu detoks 00 nüüd. Ja mäluravi 00 nüüd. Et pea tundub, et saab hakkama, aga nüüd näete, et kui uus aura teil on, siis äkitselt tuleb uusi mõtteid ka ja uusi soove midagi teha. See ikka on paremuse suunas, et see rahulolemine, mis ennem oli, see oli vastavatel tingimustel, aga nüüd aura paneb ka teid rohkem liigutama ja koos ajuga, aju paneb tööle teid, mis mõttes, et enda elu parandada, et sisutuse ei ole. Teadmisi juurde saada, nii et 00 nüüd. Ja et uus aura arendab ka teadvust 00 nüüd. Ja ajuga koostööd 00 nüüd. Ja ka uue aasta puhul ka aja lisamine 00 nüüd. Edasi aja sisemusse 00 nüüd. Ja et aura funktsioon, see on haiguste vastu küll. Üleüldse ei tähenda, kas te teate, mis haigus või kas siin meditsiingi üldse, kas teadus on avastanud. Siin on palju asju, mida teadus ei ole avastanud ega avastagi. Aga aura, see on täiuslik, see kaitseb haiguste eest 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Nii, siis kaela veresoonte ravi 00 nüüd. Siis üleni veel veresoonte detoks 00 nüüd. Ja veresoonte ravi kaelas. Liikumatus, see, mis põhjustabki selle, millest ennem oli jutt, rahulolu, niisama, et saab lõpuni ära, sellest oli lausa kange rahulolu tekkinud, et niikuinii saab lõpuni ära, ükskõik kuidas saab, küll saab. Aga siis nüüd tuleb hoopis mõtteid teisi, et hoopis tervem peaks olema, hoopis mõistuselisem. Uus aura võimaldab selle ja kergitab üles ka mõtted, et mida peaks tegema 00 nüüd, nii et ka eluravi 00 nüüd. Ja mõistuse lisamine ja mõistuse ravi 00 nüüd. Lisaks ka mõistuse detoks. Ja tegemist ei ole energiaga. Aura ei ole energia, see on täitsa üks teine asi. Nagu mantel, mille saate endale selga ja mis kaitseb üleni ümberringi teid ennast. 00 nüüd. Ja siis aura parandab ka psüühikat 00 nüüd. Ja kaelaravi veel 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Ja, et alguseks veel neerude detoks 00 nüüd.
et valu, mis on neerudes, osaliselt mürkidest, aga siis neerud ei kannata sellist pimedat maailma, sellist, et seadmusetus vohab, et ükskõik mis kõlbab, kui maailma peale vaadata, võib jääda selline arusaam, jah, siit selline pilt, et ükskõik mida tehakse, ega sellepärast ei tähenda, et see kõlbab veel, likvideerimine ja neerude ravi 00 nüüd. Lisaks aura ka valgustab neerusid 00 nüüd. Ja veel ka valude likvideerimine 00 nüüd ja valude vastu ravi 00 nüüd. Nii, siis sellega kõik, jah? Ja seda ma käin öelda. Mis see oli? Südame. Südame ravi 00 nüüd. Südametuse likvideerimine ja südame ravi 00 nüüd. Lisaks ikka veel jõuravi 00 nüüd. Muidu süda ka on arg. See lisaks on tegelikult õigesti ka aru saadud, et arsti kardate, et see ei ole asjata, sest et arst võib olla, kes teab missugune, ta võib olla abivalmis, aga ta võib olla ka midagi täitsa hoolimatut ja midagi veel jubedamat. Nii et see ei ole asjata, see kartus ka teil. Nii et ka veel arguse likvideerimine. See tähendab, et ei jõua, siis jääb selline arusaam, et ei jõua ka arstist eemale hoida, et ei jõua iseennast tervena hoida. Likvideerimine ja jõuravi 00 nüüd. Ja jõu lisamine. Ja süda saab jälle julguse tagasi 00 nüüd. Ja julgus, mida ei ole olnudki 00 nüüd. Aura lisab jõudu ja tugevust 00 nüüd. Nii, siis sellega kõik, jah? Jah, tänan, suur tänu. Ja, kõike head. Ja, nägemist. Teated ka, järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub juba homme 3. jaanuaril Tallinnas Merekultuurikeskuses algusega kell 12 ja edasi 17. jaanuaril Tartus Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja Pärnus Keskraamatukogus 22. jaanuaril algusega kell 12 ja teateid vaadake kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Elva Nõid kuulab. Tervist. Mina sooviks ka abi. Ja. Mina sooviksin täna oma mehele. Nii. Sooviks talle nagu aju detoksit. Ahah. Siis talle aju detoks 00 nüüd. Siis pea käib ringi, pearingluse vastu. Ma ei tea, kuidas ma pean küsima. Niimoodi. Pea on kurnatud, veresooned on haiged, ei tööta korralikult. Likvideerimine, peas ajuveresoonte ravi 00 nüüd. Ka hüpofüüsi detoks 00 nüüd. Ja ajuravi 00 nüüd. Kui ta tahab, et teda rahule jäetaks, siis ta otsib kergendust, et kas oleks peale kergust
Vot see on ajus hoopis need haigused, mis tunduvad, et ei saa hakkama, tundub, et peab otsima mingit kergendust ja et kui rahule jäetakse, et siis saab rahulikult mõtelda. Muidu tundub, et kõike on palju korraga. See on haiguste tõttu, mis siis on ülekoormatus, väsimus, likvideerimine, aju ravi veel 00 nüüd. Aju tööle korralikult 00 nüüd. Ajule ka jõu lisamine 00 nüüd, et kartma ei hakkaks. Ka siis, kui on mingid imelikud mõtted, jube mõte tuleb pähe, siis hakkab kartma. Mälestused, et aju jääb seisma jubeda mõtte peale. Likvideerimine. Ja kui mingi halb mõte tuleb, siis aju jääb seisma. 00 nüüd ravi, 00 nüüd. Ja veel ajuveresoonte tugevdamine ja ravi 00 nüüd. Aju detoksid juurde rohkiemgi 00 nüüd. Lisaks ka mälu detoks ja mäluravi 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Prooviks veel südamedetoksid ja kopsu ja seoses sellega see õhupuudus ka, et seda kuidagi natuke likvideerida või leevendada. Nii. No siis selle õhupuuduse vastu likvideerimine, õhupuuduse vastu jõud 00 nüüd. Ja parandamine 00 nüüd. Kannatuste likvideerimine. Ja kopsude detoks 00 nüüd. Ja veel rohkiemgi. Ja kopsude ravi. Ja südame detoks 00 nüüd. Kardab, et midagi saadakse temast aru, kardab, et saadakse teada, sest et see maailm on selline, et tundub, et kõik on nii avalik ja kõike nähakse. Ja siis kardetakse, et äkki tegelikult keegi saab aru ja keegi teab, mis keegi mõtleb. Siis argus küll ei lase isegi ka südamel töötada. Tundub, et hapnikku ei saa. Nii suur hirm on, et hirm eemale ja hirmust eemale 00 nüüd. Ja veel kannatuste detoks 00 nüüd. Ja jõu lisamine ja jõuravi 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Siis sooviks veel uneravi. Väga halvasti magab ka veel. Ahah. Uneravi 00 nüüd. Unne 00 nüüd. Uni. Teadmatus. Unes ta näeb midagi ikka, isegi kui ta ei tea seda, mis ta nägi, aga kardab, et mis on tulemas. Ei näe või mäleta ikka. No aga tähendab, ta näeb ikka, aga ei ole meeles. Nii et edasi ka une sisemusse edasi 00 nüüd. Lisaks melatoniini
ka melatoniini lisamine 00 nüüd. Veel ajuravi 00 nüüd. Ja uneravi rohki EMG 00 nüüd. Ja une lisamine 00 nüüd. Ja kannatuste vähendamine 00 nüüd. Nii, no proovigu nüüd. Et sai parandusi küll ja ravisid. Kas veel midagi? Just ma paluks veel need luudele ja lihastele niukest tugevust, puhastust või detoksite. Nii. Jalad on nagu nõrgad. Ja et jalgade tugevdamine 00 nüüd, jalgade ravi. Lisaks jalad, mis on mõeldud maa peal käimiseks ja maist abi saama. Likvideerimine. Jalgade ravi 00 nüüd. Jalgade ülestõstmine 00 nüüd. No, jalgadele ka jõu lisamine 00 nüüd. Ja ka aju uuendab kogu keha 00 nüüd. Ja uuenemise ravi 00 nüüd. Ja siis luustiku ravi ja lihaste ravi 00 nüüd. Ja headuse ravi 00 nüüd. Nii, kas sellega kõik? Jah, aitäh Ja. teile, suur tänu. Ja, tänan. Kõike head. Nägemist. Ja, nägemist. Mees, kes ei teadnudki juued publikule, ka veel edasi alfa riigel sisemusse 00 nüüd. Ja ka edasi aja sisemusse 00 nüüd. Ja veel kannatuste likvideerimine ja kannatuste ravi 00 nüüd. Ja lisaks teated, järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub juba homme 3. jaanuaril Tallinnas Merekultuurikeskuses, algus kell 12 ja 17. jaanuaril Tartu Veespa konverentsikeskuses kell 12 ja 22. jaanuaril Pärnu Keskraamatukogus, algus kell 12. Ja jututoa saates jällegi on Elva nõid 5. jaanuari hommikul esmaspäeval kell 7 ja Tallinna nõid 7. jaanuaril kell 7 hommikul. Ja teateid ja ka ajakavasid ja muud palju huvitavat saate vaadata kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Mees, kes ei teadnudki juued veelgi publikule vaesuse likvideerimine, et planeet Maa on muutmas vaesemaks jällegi, kui vaadata niimoodi, et vaesus, mis oli, kuidas see seis oli 2 kuud tagasi, oli nii 00 nüüd.
niimoodi. Ja praeguseks on nii 0-0 nüüd. Ja 2 kuuga on niimoodi vaesustunud ja veel edasi 4 kuu pärast on nii 0-0 nüüd. Et planeet Maa muudab kiiresti vaesemaks tervet planeeti, et vaesuse likvideerimine ja edasi rikkuse sisemusse 0-0 nüüd. Elvanõid kuuleb. Tervist. Head uut aastat. Head uut aastat. Sooviks ka omale uut aura. Ja siis vana aura ära. Ja uus aura teile 0-0 nüüd. Nii. Jah, võib. Jah. Võib küsida, jah. Kas uue aasta kohta oleks ka küsimus, et mida oodata uuelt aastat? Kõigepealt, et seljakoormus on suur ja siis tundub, et raskus, mis vajub niimoodi ka psüühiliselt, et see painutab selga, selgroogu, et füüsiliselt tunnete, et olete veel tugev ja niimoodi, aga selg hakkab kannatada saama, et seljavalude likvideerimine ja seljaravi 0-0 nüüd, et ei tuleks sellist raskust ja sellist häda, selja tugevdamine 0-0 nüüd. Ja ka selja aju ravi 0-0 nüüd. Ja veel ka seljale jõudu lisamine 0-0 nüüd. Saate uusi teateid. Lisaks, et töökoht püsib, mõtlete vahepeal, et kas töökoht säilib. See säilib küll. Mul on mitu töökohta, et Nii. sellega hakkama saan. No, et seepärast see selja küsimus ka on, et selg hakkaks muidu valutama, häda tegema ja siis tuleb mõte, et vähendada koormust. Et teeks vähem tööd, sest et ei jaksa nii palju, aga saab, kui tugevdada ja ravida veel, siis saab säilitada töökohad ka 0-0 nüüd. Et veel teie olukorda arvestades uus aura ka lisab juurde tugevust 0-0 nüüd, tugevuse ja jõu lisamine 0-0 nüüd. Kas tasusid on ka mõistlik juurde küsida? Nii. Sellega läheks. Niimoodi ühes kohas, kui küsite, siis ei muutu küll midagi, teises kohas on lootust isegi. No, et võib küsida ikka, ega keegi selle pärast ära ei aja, aga ühes kohas ehk saate juurde, teises kohas jääb samaks. No, kas veel on tulemas raha juurde? Niimoodi. Praegu siin on mis takistus? Et ise ei hakka tegema. Vaat see on, mis tõttu? Seegi on selja-aju tegevus, et selja-aju proovib rakendada haigustesse hoopis, et see ka oleks üks selline tegevus, olla haige, likvideerimine ja ravi 0-0 nüüd. Ja siis, kui selle saab ära, siis edasi veel rikkuse sisemusse 0-0 nüüd. Nii et kas on lootust raha juurde saada?
no natukene on, aga midagi suurt mitte. Vähemalt niimoodi 0-0 nüüd. Aga mis takistusi veel? Midagi võiksite ise ka juurde veel teha. Aga töö juures, kas seal saaks midagi veel lisada? Siis oleks küll võimalik saada juurde. Seal tahetakse, et ma natuke teistsugust tööd, aga te ei soovi? suured, et peaks juurde võtma veel. No, niimoodi. Siis ehk saate seda kuidagi ikkagi proovida, et tasub ikkagi võtta. No, vähemalt niimoodi, et prooviks. Et siis uus aura lisab juurde teile tugevust 0-0 nüüd ja jõudu 0-0 nüüd. Ja ka töö juures, töökohtade jaoks uus aura arendab edasi 0-0 nüüd. Et töö jaoks ei ole jõudu muidu piisavalt. Jõu lisamine ja jõuravi 0-0 nüüd. No siis saate näha, siis jõudu tuleb nüüd küll veel teile. Siis saate näha, mis te tegema hakkate, sest et ma ütlen, et tasub ikkagi teha, kas või proovida. Sest et uus aura võimaldab ikkagi hoopis paremini teil hakkama saada. Ka tugevust ja jõudu on rohkem 0-0 nüüd. Ja ka töö tegemist aura lisab ka mõistust 0-0 nüüd. Ja arendab töö tegemist edasi 0-0 nüüd. Edasi rikkuse sisemusse 0-0 nüüd. Et midagi te ikka võtate juurde. Ja see, et vähenemas küll ei ole. Ja. Kas elukoha kohta on ka mingisuguseid muudatusi? Nii, elukoht püsib sama. Ei ole muudatust. Ei ole mõistlik seda muuta ka? Ja, ei ole praegu mõtet. No, aga praegu ikkagi see püsib. Aga siis edaspidi saate mõelda, uus aura võimaldab küll paremat, aga praegu see püsib esialgu küll. Aga siis, kui soovite edaspidi, et uus aura lisab veel võimalusi juurde, et saate näha, kui tööd jaksate rohkem teha, siis tuleb uusi võimalusi ka elukoha suhtes 0-0 nüüd. Aga praegu püsib sama. Siis sooviks veel verepuhastus ja Nii, siis veredetoks 0-0 nüüd. Ja ajudetoks veel 0-0 nüüd. Ja ülddetoks. Ka kannatuste detoks veel lisamine 0-0 nüüd. Sooviks veel sportimisele ja vaimsetele praktikatele ka hoogu. Aha. Niisiis sporditegevuse arendamine 0-0 nüüd. Jõu lisamine ja tugevuse lisamine veel 0-0 nüüd. Ja auraga arendab spordiga tegelemist 0-0 nüüd. Nii.
ja veel aura tugevdab teid üleni 00 nüüd ja ka üleni kogu keha tugevdamine 00 nüüd. Aura lähemale 00 nüüd. Nii, kas veel, oli veel midagi? Tänaseks piisab. Ja. Kõike head. Nägemist. Ja teated veel, järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub juba homme 3. jaanuaril Tallinnas Merekultuurikeskuses algusega kell 12 ja 17. jaanuaril Tartu Veespa konverentsikeskuses algus kell 12 ja 22. jaanuaril Pärnu Keskraamatukogus algusega kell 12 ja Jututoa saates on jällegi Elva Nõid esmaspäeva hommikul 5. jaanuaril kell 7 hommikul ja Tallinna Nõid 7. jaanuari hommikul kell 7. Ja teateid vaadake kodulehelt eestinõidadeliit.ee. Elva Nõid kuuleb. Tervist. Ja. Tervist. Mina palun üldravi. Ja, üldravi 00 nüüd. Aju on natukene tige, mis asja peale, et mis jaoks veri üldse on sisemuses, mis asja see teha mõtleb, veri pöörab aju ka enda vastu. Et kui Pea on väga paha. Ja, no ja siis töötavad niimoodi hoopis teie vastu aju ja veri likvideerimine, aju detoks 00 nüüd, aju ravi 00 nüüd. Lisaks pea, kas seda peaks niimoodi mõtlema, nagu te ütlesite, et pea on väga paha. Võiks proovida ikkagi peaga hästi läbi saada, et pea on ikkagi hea, et ta on, ilma peata oleks palju halvem. Nii et see on hoopis see, et veri on must ja mürgine, siis see pöörab enda vastu niimoodi rääkima ka, et likvideerimine, vere detoks 00 nüüd ja vereravi ja pearavi 00 nüüd. Ja ka peaveresoonte ravi 00 nüüd. Ja veel mõistuse detoks 00 nüüd ja mõistuse ravi. Veel pearavi ja mõistuse korrigeerimine 00 nüüd. Ja kogu pearavi 00 nüüd. Siis teile veel lisaks, kui pea põhjustab kannatusi, veel rohkem kannatuste likvideerimine. Ja kannatuste ravi 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Jalgadele ravi. Paistes on õhtuks eriti. Aha, et jalgade ravi 00 nüüd. Pahkluust ülespoole vasat jalgi. Aha. Et ka paistetuse ravi 00 nüüd.
nii et kui veri ikkagi on selline, mis on väga mürgine, mõnes kohas see paistab välja, läheb paiste veel, ravi juurde rohkem 00 nüüd. Uut aurat. Ja, hea mõte. Siis vana aura ära ja uus aura teile 00 nüüd. Ja siis paraneb küll teie olukord 00 nüüd. Ja pea ravi 00 nüüd. Ja siis veel jalgade tugevdamine 00 nüüd. Näete, et peas, mis on mürgid ründavad, siis need lähevad eemale 00 nüüd ja mürkide likvideerimine. Aura kaitseb ka mürkide eest 00 nüüd. Ja aura arendab aju tegevust 00 nüüd. Kogu teie enda parandamiseks ja tervise parandamiseks 00 nüüd. Haigused eemale. Ja veel mäluravi 00 nüüd. Ja siis jala paistetus ka vaikselt väheneb 00 nüüd. Ja jalg saab tugevaks 00 nüüd. Tugevuse lisamine mõlemale jalale ikka 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Tänan. Ja, nägemist. Ja publikule veelgi kannatuste likvideerimine ja kannatuste vähendamine 00 nüüd. Ja kannatuste ravi 00 nüüd. Mees, kes ei teadnudki ju, et pärast räägime edasi. Elva Nõid kuuleb. Tere, head uut aastat. Head uut aastat. Nii. Ja nõiutud vesi teile 00 nüüd. Ja, mis veel? Paluks maksa detoxit. Maksa detox 00 nüüd. Nii. Lisaks vesi, mis on sisemuses, on kogunenud ja koos rasvaga niimoodi, et rasv ja vesi, et kummastki ei saa lahti. Ka rasvapõletust 00 nüüd ja ravi 00 nüüd ja detoxit 00 nüüd. Rohkieemgi 00 nüüd. Ja veel ka maksaravi 00 nüüd. Ja, mis veel? Neerudele ka palun puhast. Siis neerude detox 00 nüüd. Niimoodi. Lisaks veel, et kui soovite ka isegi ka neerude jaoks raviks, ka sobib kurk hästi. Aga see on üleni. Nii, et tegelikult ka üleni, kui on mingi haigus, et kui kurki tarvitate, kurk teeb nii 00 nüüd.
siis see ravib üleni. See peab olema värske kurk. Ei, võib olla ka hapukurk. Ma muidu tarbin mõlemat. Ja täitsa niimoodi teadlikult raviks, enda raviks. Ja siis see mõjub väga hästi, üleni mõjub. Et muidu mõeldakse, et kas mingiks neerude raviks või mis asja raviks, aga üleni. Kas või isegi kui põlv on haige, kas või põlve raviks. Nüüd. Ja veel neerude ravi 00 nüüd. No miks niimoodi? Kurk on ausüsteemi taim, tähendab, et auasjad, haigused on autud, et haiguste vastu väga hästi mõjub kurk. 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Praegu kõik. Ja, Suretanud. ja, kõike head. Kõike head. Mees, kes ei teadnudki ju, et kurjus ei ole tulnud naise kaudu ega ole tulnud ka mehe kaudu. Et pole vaja seda niimoodi veeretada ühe pealt või teise peale, süüdistades ühtesid või teisi. Arutelu maailmas selle üle, et kus on kurjus pärit, see ei ole lõppenud. Lisaks need usud, mis siin on, igasuguseid uske on ja filosoofiad, nad arutavad kurjuse päritolu kohta, kus kohast see pärit on. Need arutlused kestavad edasi, see on pikk arutlus, aga ei ole see tulnud ei naise ega mehe kaudu. Ja sellega läheb veel pikalt, selle arutlusega. See on üle maailma ja ka usuasutustes on seda arutlust. Et kurjus oli ennem likvideerimine. Ja ega välja mõeldud jutuga ei saa. Või sündmustega. Et usuasutustes on arutlusi, suuri filosoofiaid on, mida läheb inimkonnal tarvis teada, nad arutavad ja selleks on ka või asutused asutatud, et arutada ja kirjutatud raamatuid. Ja et see arutelu läheb ikka edasi, aga üksteise süüdistamine ei ole põhjendatud, likvideerimine, et kas mehed tegid või naised tegid, kas mehed on süüdi või naised on süüdi, üks veeretab ühe peale, pole õige likvideerimine. Arutlus läheb edasi ikka 00 nüüd. Lisaks ka usuasutused on erinevatel seisukohtadel, juut ja muslim ja kristlane, neil on omad eriarvamused ja oma filosoofia selle kohta. Elvanõid kuuleb. Tervist, Elvanõid. Tervist. Ma soovin üldravi. Ja, üldravi teile 00 nüüd. Ja võib-olla paistab sealt midagi eriti esile tulevat. Et keha on muutmas ennast tahkemaks, kasutades selleks maailma, kasutades selleks tundeid, et tuleb tunne ja siis tuleb ka mõte, et keha oleks rohkem tunda ja muutuks kangemaks järjest, eriti veel külmaga, likvideerimine ja ravi 00 nüüd. Rohki jäimgi ravi 00 nüüd. Nii. Siis ka aura arendab
vaimset arengut 00 nüüd. Ja ma tänan. Aura lähemale 00 nüüd. Jäikus, mis on kannatuste põhjustaja küll ka psüühikas, et kui ei saagi midagi muuta, tundub, et psüühika muutub ka järjest kangemaks. No, mida vanus läheb edasi, järjest raskem tundub midagi muuta ka psüühikas. Siis veel psüühika parandamine 00 nüüd ja psüühika ravi ja aura ka tugevdab teie psüühikat 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Kas võib eraldi veel küsida puusa piirkonna kohta, et see annab ka tunda veel valudega või on siin närvivalusid vaja ravida? Ja närvivalusid. Et see on ka seotud selle keha tegevusega, muuta teid tahkemaks niimoodi, et hakkaks närvid tunda olema, et veresooned hakkaks paisuma ja pressima ja siis lihased kangestuma, likvideerimine ja veel ravi 00 nüüd. Miks niimoodi selline asi, et siis saab mingi ühe asja teha rohkem haigeks, et siis lükata see puusade peale, et siis ei märkaks ka, et puusaga oleks midagi vaja teha, et parandada või ravida ja siis äkitselt on see üleni niimoodi, et justkui puusast algab aga et levib üle keha. Haigus, likvideerimine ja puusa ravi 00 nüüd. Kannatuste likvideerimine jääb kestma 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Ma sooviks südameravi ka. Ja, südameravi 00 nüüd. No, süda sooviks seda peita, et keha on niisama ja süda peidab keha taha ja siis, kui keha muutub tahkemaks, et siis süda on puutumatu sellest, et süda saab selle taga olla justkui kindla asja taga, aga kui keha muutub järjest hõredamaks, siis tuleb ärevus, et ei tea, mis saab ja äkki see keha haihtub ära ja mis siis saab üldsegi. Aga kui tundub, et keha on tahke, siis jääb kindel tunne. Sellist valet kindlust, tunnet pole tarvis, likvideerimine ja südameravi 00 nüüd. Ja süda saab julgust juurde, jõu lisamine 00 nüüd. Seda isegi on hea teada, et kui keha ära haihtub, et seda ei peagi olema raskelt tunda. Ja et kui teil ka vaimne areng läheb edasi, siis keha on vähem tunda järjest. Midagi muud on tunda. Ka seda, et peab olema nii, et keha võib-olla ei annagi väga palju tunda. Ja. Et võib-olla oleks tulevikus kõige õigem niimoodi, et selle poole püüdlemine. Ja, siis edasi 00 nüüd ja ravisid veel 00 nüüd. Vahest mõtlen vees, et kas see ongi see kerguse tunne, mis oleks, kui keha ei tunne, et tõsi kanna. No, see natukene kergendab muidugi, jah. Hakkab parem ka kohe. Kuid ikkagi keha on ikkagi liiga palju veel tunda 00 nüüd eemale.
edasi vaimu sisemusse 00 nüüd ja vaimuravi 00 nüüd. Ja muidugi siis ka niimoodi, et kui isegi on kuskilt valus, siis natukene on tunda, aga see ei pea olema nii piinav või et tuleb mingisugune, kas või lööte ära ennast kuskile, sinikast läheb siniseks, ega see ei pea selle pärast valutama hakkama. Et ainult silmad on näha ja kogu. Ja, et ei ole nii suurt tähtsust sellest kehast. No hoida ikka tuleb, et ei ole ükskõik mis teha, kuid see ei pea piinama, nii likvideerimine ja kannatuste likvideerimine 00 nüüd. Ja veel teadvuse ravi 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Ma soovin oma nooremale pojale vaesuse likvideerimine. Vaesuse likvideerimine. Ja ka edasi rikkuse sisemusse 00 nüüd. Ja võib-olla talle veel Harry Potteri efekti ravi ka juurde, likvideeritud justkui sai see. Ja siis Harry Potteri efekti ravi lisamine 00 nüüd. Tundub, et need on natuke omavahel seotud. Ja kuid olenematagi sellest planeet Maa ikka muudab vaesemaks. Nii et see on... Aga siis võib-olla lisaks talle veel kas psüühika või mõistuse ravi või midagi sellist. Niimoodi. Mõlemad psüühika ravi 00 nüüd ja mõistuse ravi 00 nüüd ja mõistuse detoks 00 nüüd. Siis see, mis tundub niimoodi, et rikkust on palju, seda võib olla, kellegil on rikkust kuskil, kellegil on, aga üldiselt, mida näidatakse niimoodi kas või televiisorist, siis on palju sellist pseudorikkust, tundub nagu oleks ja tundub nagu läigib, aga ei ole. Tundub, et sellega ei peaks kiusama, muidu tundub, et kui teistel on, mul ei ole, likvideerimine ja veel ravi 00 nüüd. Ja. No nii, ja kõne hakkab lõppema, et väga tänan teid, et tänaseks kõik. Ja ilusat aasta jätku teile. Tänan teile ka ilusat head aastat. Nägemist. Ja siis tänaseks saade on lõppenud. Järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents on juba homme 3. jaanuaril Tallinnas Merekultuurikeskuses algusega kell 12 ja Elva Nõid on jällegi jututoa saates 5. jaanuari hommikul esmaspäeval kell 7. Ja teateid vaadake kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee ja veel kord head uut aastat kõigile. Peatse jälle kohtumiseni.